Tere! Ma olen 56 ja teist aastat defineerin ma ennast Tartu Ülikooli tudengina. Ja eelmisest ettekandest inspireerituna 2 kommentaari. Esimene on see, et riigitöötajad ja muidu töötajad ja inimesed või kuidas meil olid mehed ja inimesed või kuidas iganes me jagame, et ma iga kord mõtlen, et Eestis on 1,3 miljonit elanikku, umbes 6000–7000 on tööturul. Meil ei ole seda privileegi, seda veel väiksemaks teha. Et minu arust tuleb luua platvorm absoluutselt kõigile, kes soovivad panustada ja vastavalt jõukohale siis. See oli esimene kommentaar ja teine kommentaar on see, et kui me elame hästi kaua nüüd, et statistika ütleb, et Eesti naised 80+, Eesti mehed 10 aastat vähem. Mina ei tea, mis vanuselt saab pensionile, ma ei ole sellest kunagi jaksanud süveneda, sest sinna ei saa minna, seal võib-olla on igav, aga mis ei tähenda see, et osadel ei ole igav, kui nad sinna lähevad. Et oma lastele, keda mul on 4 vanusevahemikus 17 kuni peaaegu 40, oleme alati öelnud keskkooli lõpus, tee seda, mida armastad, elu on pikk, sa ei pea kogu aeg teadma, mida sa tahad pikas perspektiivis, tore kui tead, aga võta see, mis sul täna meeldib. Ja võt, see ongi need avatud võimalused ja uudisimu hoidmine. Et kuidas me seda siis, kas ma olen teksti ees? Ma olen siiapoole siis. Et veerand tunniga inspireeriv kõne sellest, mis vastab 2 küsimusele, öeldes, et kuidas kujundada õppivat organisatsiooni ja kuidas siis inimese sisemist motivatsiooni, ma ütleks teistmoodi, kui on kirja pandud, mitte ära tappa selle kujundamise käigus, sest tegelikult me sünnime ju kõik väga uudishimulikena. Mis on õpikultuur? Kes teab? Kuidas see väljendub? Olgu. Räägin ise edasi. Ma toon see ühe näite, et mul on aastaid olnud, minu eelmine töö oli aastaid Eestist väljapool, ma elasin siin, töö oli mujal ja enamik sellest portsust kukkus Norrasse. Ja seal olid minu vanused eakad, vist jah, ja minust nõksa vanemad, PhD-d, matemaatikud, füüsikud, keda me siin siukseid on siin vähe näha. Ja minu businesspartner Björn Ulstad rääkis, kuidas ta elab tänaval 80+ vanapaariga, kes mõlemad peavad Oslo ülikoolis loengut. Ja naine läks mõned aastad tagasi, mõlemad olid professorid, naine läks mõned aastad tagasi õppima bakasse itaalia keelt ja oli oma kursuse parim lõpetaja. Nii palju vanusest. Ja umbes enam-vähem samal ajal sinna paari nädalasse vahemikku jäi siis see koht, kus ma tulen tagasi ja loen meie Delfi esikanalt, et 40+ riigiasutuse juht on võtnud nõuks öelda, et 40+ inimesed ei ole võimelised omandama uusi teadmisi. Ja selle koha pealt, see ei ole etteide, inimesed mõtlevad nii, nagu nad mõtlevad ja see on mõtteviis. Kas ta siis peegeldub tema endalt või on see sisse kasvanud või mis iganes, aga üks väga tore raamat, mille on kirjutanud Carol Dweck, on mõtteviis. Ta kirjutas selle aastal 2006, ta on psühholoog Stanfordi ülikoolis ja tema oli siis see, kes uuris, mis eristab, ütleme niimoodi, õnnelikke ja edukamaid inimesi nendest, kes on võib-olla ei ole nii õnnelikud ja nii rahul oma eluga, mis nad on toimetanud. Ja tema on öelnud, et see on mõtteviis. See raamat on ilmunud eesti keeles, kui siit kohtumiselt üks asi kaasa võtta selle veerand tunni järel, pange see raamat oma nimekirja. See enamik, kes loevad seda, see on tore ja avatud lugemine. Ja mida see mõtteviis meile ütleb? Ta ütleb, seal on 2 mõtteviisi, on growth mindset, fixed mindset. Eesti keeles on ta tõlgitud edenemise mõtteviis ja siis ilmselt fikseeritud või kinnine mõtteviis. Meis kõigis on kõike. Üks ei ole harvem ega parem kui teine. Kuid see edenemismõtteviis annab sulle selle suhtumise ja teadmise või otsustuskindluse, et ma ei ole valmis, ma olen võimeline kasvama, ma saan iga päev midagi juurde õppida. Ja McKinsey 2010 tegi uuringu,
Carol Dwecki teooria baasi pealt siis, mis ütles, et organisatsiooni kultuuri ei ole võimalik muuta, kui me ei muuda mõtteviisi organisatsioonis. Ja organisatsioon, nagu me teame, on üksikisikute kogum. Et me tegelikult jõuame inimeseni. Et kas me siis lähme 80+ pakasse Itaalia keelt õppima või mida iganes, või siis me ütleme oluliselt õitsvamas vanuses, et ma ei taha enam, mis on ka okei. Mingil eluetapil võib-olla ei jõuagi kogu aeg olla uudishimulik. Aga ühesõnaga, Carol Dwecki mõtteviis. Mis on õppimine? Miks on üldse mõistlik õppida? Käin, istume siin täna ära, mis selle tagajärjel muutub? Mis muutub selle tagajärjel? No mida ütlevad käitumisteadlased? Ütleb, kes on 1 aasta õppinud. Ei, tegelikult ma olen õpetajaks õppinud. Ma võiks töötada füüsika-matemaatika õpetajana. See on mu esimene haridus. Aga ta ütleb tegelikult, et õppimine on muutumine käitumises. Ja siis, kuidas ta tuleb? Noh, me töötame läbi informatsiooni, õpime, saame midagi teada ja siis me peaks selle nagu ellu rakendama. Mingil hetkel oma elus me kaotame ära selle julguse rakendada uusi asju, teha vigu, sest meid on nii enesekriitiliseks õpetatud, uskuge 50+ läheb paremaks, ei võta enam ennast nii tõsiselt. Ja teine pool on, kui Amy Edmondson on selle kohta nagu ka ilusti kirjutanud, et psühholoogiline turvalisus, et kui me räägime organisatsiooni kultuuri muutmisest, siis loome selle turvalise keskkonna, kus inimesed võivad vigu teha. Ja liidrivari on pikk, kõik algab juhtimiskultuurist. See on nagu see, mis on fakt. Kui liider teab kõiki vastuseid, siis on ikka midagi kahtlast. Õppimise tugisambad, kui me mõtleme, et kuidas siis seda võiks organisatsioonis rakendada, et mis on need 3, mis võiks nagu olla need, millele toetuda. Ja üldiselt on niimoodi, et muutusi saab läbi viia vastavalt sellele, kuidas keskkond on. Keskkonna loovad kõik üksik inimesed. Teise poole pealt, et ütleme, et organisatsioonis on, ma ei tea, 1000 inimest, 500 inimest, 10 inimest, kui palju seda on, siis ühel pool peab nagu see organisatsiooni strateegia ütlema ka selle ära, et millist keskkonda me tahame luua, et inimesed teaks. See on nagu ootuste seadmine. Meie ootame sinult seda. Kui keskkond toetab õppimist, siis kahtlemata on see igatepidi nagu inimesed tahavad sinna tööle tulla, see ei ole mingi sumbuntiik, seal juhtub põnevaid asju, seal saab areneda, kasvada. Võib-olla on elus etappe, kus ei saa, kui on lapsed väiksed, mis iganes. Seal on 100 asja, mis elu jooksul juhtub, kui sa elad 80 või 70 või 90 aastaseks. Aga et see keskkond peab olema nagu platvorm kõigile inimestele, see 600 000 või 700 000, mis meil siin tööl käib, et me peaks nagu üle saama sellest segmentmõtlemisest. See on see pool, siis teine pool on, või nagu see teine sammas on töötajad ja mõeldud on siin absoluutselt kõiki töötajaid. Kui me vaatame nagu organisatsiooni töötajaid, siis ei ole see, et meie tiim õppis, meil on jube tore tiim, aga see naabertiim või see naabermaja või otsime koostööd ja teeme läbi organisatsiooni ja kui mina maksumaksjana, minu viimane töökoht riigiasutus oli aastal 91 Tallinna Ülikoolis, siis mina maksumaksjana tahaks näha, et kõik riigisektorid teevad omavahel koostööd ja seda enam, kui me räägime nagu õppimisplatvormist, digipädevusest, kõigest sellest, sest on üks teadmine ja oskus ja igaüks ei peaks seda põlve otsast nikerdama. Ilmselt tuleb ägedam, on raha rohkem, teha ägedaid asju, aga see on puhas minu eeldus. Aga töötajad on üks asi, töötajatele tuleb luua see ühine platvorm, sõbralik telefonist, arvutist, online, offline, millal iganes. Mu eelmine tööandja oli ses suhtes väga tore, et kui sul oli mingi tiitel, siis sul oli oma nagu see õppimisrada. Mida pidi sa siis läksidki? Seal olid kindlad tähtajad taga, sa järjest nagu tükeldasid, sest õppimine oli töö osa, see oli tööaja sees. See ei olnud mingi boonus, et kuule käi ma otsa, meil on natuke raha üle, mina käi seal Kurusel ära. Iga nädal oli mingi tšuk-tšuk, oli vaja ära teha. Kuidas see muudatus nagu, võib-olla räägin sellega ennem ära, et mis see annab? See annab, kui inimesed õpivad koos, on koos jagatud kogemus, see on innovatsioon, see on kasv. Innovatsioon on täna see, kus me otsime oma uut sinilindu, jah? Et me õppimine annab nagu avatud maailma, ta laiendab nagu sinu perspektiivi ja mõttebaasi. Mis on oluline siinkohal, kuidas õppimiskultuur tegelikult ellu viiakse, et ühel poolt ma ütlesin, on see ettevõtte, organisatsiooni ootused töötajatele ja organisatsiooni väga kindlad ootused juhtidele, sest juhid on need, kuhu sumbub kõik. Liidrivari on pikk,
kõik. Õppimine algab juhist, kas juht julgeb eksida, kas juht teab või arvab, nagu me vaatasime Carol Dwecki pealt. Tema seab nagu selle ruumi avatuse ja ruumi temperatuuri, see tuleb ülevalt alla. Kuidas juht saab seda teha? Üks ühele kohtumised, mis sind huvitab, ma vaatasin seda, võib-olla tahad selles projektis olla, et sinna saab nagu panna. Samas ma tean arenguvestlusi, kus on lihtsalt juht kirjutanud oma töötajale, kes oli lahutamas, lapsed olid väiksemad, vanemad vajasid hooldamist ja ütles arenguvestlus lihtsalt, jää ellu. Ja see on jumalast kõva sõna. Et kummardus selle juhi ees, et ühesõnaga elus on erinevad etappe. Vahest võib olla rapsida ülikooli minna töö ja 100 lapse kõrvalt ja teinekord sa lihtsalt jääd ellu. Aga see strateegia läheb juhtimise poole pealt ja õppeplatvormist ma ütlesin ka, et see võiks olla nagu kõigil avatud ja ma lähen sinna siis, kui on vaja, tore, kui ma saan inspiratsiooni. AI, millest me rääkisime, oskab ilusti soovitada sulle vastavalt sinu rolli kirjeldusele ja muule, et mis võiks olla sihuke soovitatud õppimine. Mis on takistused? Füüsikatunnist. Alati on takistused, on ju. Statistika valdavalt ütleb, et on 3 takistust. Aeg. Mul ei ole aega, mul on nii kiire, ma olen orav rattas, ma ei ole läbi mõelnud, mida ma tahan, miks ma teen, kuidas ma tahan ja teinekord ongi nii ja see on okei. Võib-olla siis võib võtta 3 minutit, 3 tundi meditatsiooniks ja mõeldes, et mida ma päriselt tahan. Sest uskuge mind, ma olen pidanud neid lahkumises vestlusi töötajatega, kes on väga õnnetud, et nad on jäänud sellele mõnda kohta kauemaks, kui on vaja, sest neil ei ole olnud aega mõelda. Elu loksub, sina loksud kaasa ja siis mingi hetk võid olla vale ukse taga ja see ei ole tore. Ühesõnaga, võtke aega, pange kalendrisse 2 tundi. Pange esimene 2 tundi mõelda, mida te päriselt tahate. Ma ei tea, 50, 100, mis iganes on, aga tehke see ära. Ressursid on alati see, meil ei ole raha. Ei vasta tõele. Ma pärast eelviimase slaidina näitan, kus ainult 10% see, kuidas me õpime, nõuab mingit raha. Aeg on ka ressurss, aga tavaliselt on ikkagi see, meil ei ole raha. Seal on 100 asja, mida saab organisatsiooni sees ise korraldada ja teha alates padjaklubist ja raamatuklubist on ja töö juures, et kõik toimib. Ja see 3. faktor on juhid ja liidrid ja see on nagu see koht, me ei taha kedagi jumala eest kritiseerida, et me kõik teeme parima, me kõik tuleme sealt, kust me tuleme, aga liidrid ja juhid loovad ruumi temperatuuri ja tihtipeale on ikkagi see, et ma olen vahest öelnud juhtidele, kui nad lähevad liiga hoogu rääkimaks, mis töötajal kõik on viga, siis üks lause kõlab veidi holistiliselt küll, aga kaldub olema tõsi, et maailm peegeldub. Ja karm harjutus võib olla ka see, et juhina mõelda, et millist juhti ma tahan, teha see suur pikk nimekiri ära, mida kõike sa tahad ja siis vaadata, mis sul on ja sealt ongi siis järgmise 2 aasta arenguplaan. Miks on mõtteviis oluline? Ma tahan siia tagasi tulla ja miks on juhi mõtteviis oluline. Mõtteviisi alla mahuvad põhimõtteliselt 2 kihti. Esimene on see, et minu uskumused, mida ma usun. Kas ma lõpetan baka cum laude, millal iganes ma tahan või mingi asja, muu asja, ma lihtsalt teen tööd ja näen vaeva ja seal on nagu list või nimekiri asju, mida te saate ise kõrvale lugeda, sest see, millesse ma usun, määrab ära minu käitumise. Et on õpitud käitumine ja on uskumisest tulev nagu käitumine ja need 2 asja mõjutavad üksteist, et võib-olla on hea teha nädalavahetus, ei ole enam väga kaugel, audit oma uskumustes, et millesse ma siis usun. Võib-olla siin on ka hea rääkida, et ettevõtted või organisatsioonid tavaliselt kirjutavad ka lahti oma väärtused ja see väärtus on kõik see, mida me majast välja teeme, kuidas me teeme. Aga ma olen õppinud vaatama neid väärtusi nii, et väärtused on organisatsioonis kokku lepitud nii, et kuidas me üksteist kohtleme. Sest fakt on see, et kui me organisatsiooni sees kohtleme oma kolleege nii, nagu me oleme öelnud, siis organisatsioonist välja me ammugi kohtleme. Et võib-olla saab harjutada seda organisatsiooni sees. Ja kui üks oli see, 2 asja on mul siin slaidi peal, mida võiks kaasa võtta, kui esimene asi oli Carol Dwecki raamat mõtteviisist, siis teised 2 asja võiks olla see, et prioriseeri õppimist. Kui me ei õpi, see on keeruline. Siis saavadki meist need fossiilid, kes mõtlevad nii nagu kunagi mõelda, et tasub ennast nagu lainelaual hoida ja ei ole alati mugav,
aga see on, tasub ennast ära. Ja teine on siis see, et harjutada edenemise mõtteviisi. Et kui see mõtteviisi raamat on läbi loetud, see edenemise mõtteviis on täpselt see. Ma õpin, ma usun, ma olen võimeline kasvama, see on okei teha vigu, ma olen avatud, ma olen uudishimulik, ma õpin teiste vigadest, ma ei ole kade, julgeda teha vigu, jah, ma saan aru, et see on keeruline, aga no kuulge. see on see, kuidas parimal moel õpitakse. Ja viimane on pigem selline, et meil ei ole raha või meil ei ole ressursse, et kuidas inimene omandab uusi teadmisi. Vabandan kirjavea pärast. See kuidagi lipsas sisse, kusjuures ma vaatasin seda 100 korda üle. Et on olemas 70-20-10 mudel, mille siis ühed austraallased on 90ndatel teinud, panin alla nimed ka, mis ütleb, et 70% on see, et learning by doing, et ma õpin kogemuse kaudu. Ma teen seda asja teistmoodi. Ma kasutan Exceli tabelis teistsugust formulat. Ma lähen loen läbi selle raamat ja vaatan, kuidas ma saan selle rakendada. Ja parimal moel õpivad organisatsioonis siis, kui juhid ütlevad, ma nüüd harjutan järgmised 4 nädalat seda. Näiteks harjutan avatud tagasiside andmist või oma perspektiivi andmist, sest me küsime tagasisidet ja anname oma perspektiivi. See on minu nägemus. Seal võib olla 10 erinevat nägemust. Ühesõnaga, õpitakse siis, see on tõesti tasuta, saab ise defineerida. Teine on see, et koos loome teistega või koos õppe teistega. Coaching, mentoring, padjaklubi, sõbrad, näiteks, et õpime ära koos, kuidas teha mida iganes, digipädevuse päev, mida tahate teha, mis teil vaja teha on, õpime koos, see tund aega, hangime kellegi kõrvalt osakonnast, majast, tornist, kes tuleb ja räägib meile, kuidas me seda teeme või kuidas nemad seda teevad. See ei võta raha, see võtab ainult aega ja tahtmist. Ja 3. on siis akadeemiline õppimine, mis ütleb, et sa võtadki pastaka, paberi, pliiatsi, lähed raamatukokku, mõtled läbi, sirgeldad, arvutad, pussid. See on see 10% ajast, et kui kalendrisse panna iga nädal tund aega, siis nagu mõelda, siis see tund võib-olla artikli lugemist. Aga ülejäänud võiks nagu olla selles ülejäänud 39 tunnis või mis iganes te olete tööandjaga kokku leppinud. Ja ma arvan, et ma sain peaaegu ajas. Filigraanselt. Aitäh. Kui minu digioskused nüüd mind alt ei vea, siis mulle tundub, et siia workshop keskkonda küll küsimusi pole pandud. Kas mind vedasid digioskused alt praegu? Ja kui vedasid ja te olete küsimuse kirja pannud, aga ma ei näe seda, siis tõstke käsi ja küsige ruttu. Ei vedanud digioskused alt. Edenemismõtteviis algab küsimuste küsimisest. Võib-olla seda ei oleks pidanud ütlema praegu ja aplausi saatel maha istuma. Ei tea, kas see aplaus nüüd tuleb. Mugavustoode. Jääme selle juurde. Aitäh praegu. Aitäh. Aitäh.